Tere päevast! Juba tutvustuses oli mainitud, et räägime kodumaistest juurviljasortidest täna. Need väärivad kindlasti tähelepanu, kuigi nad on üsna eakad sordid juba, aga nad on läbi aegade püsinud meil väga populaarsetena. Nii et ikkagi veel tänapäeval ka väga nõutud seemned. Esiteks siis porgand, et ta kuulub Eestis enam kasvatatud ja kasutatud köögiviljakultuuride hulka ja eriline väärtus on oranživärvilistel porganditel. Need sisaldavad beeta-karoteeni ja nendest siis organismis tekib A-vitamiin. Sisaldab loomulikult ka teisi vitamiine, suhkruid, mineraalaineid. Nendest võiks ära märkida nagu kaalium, kaltsium, fosfor, magneesium, raud ja hulgaliselt mikroelemente, tähtsamad boor, mangaan, tsink, vask, jood ja nii edasi. Nüüd räägime siis kohalikust porgandisordist, mille nimi on Jõgeva Nantes. Ta on sordilehele tulnud 1955 ja püsinud siiamaani ja on ikka veel väga-väga nõutud sort. Ja just sellest tuleb ka juttu, et mis tema erilised väärtused on, aga üldiselt ta on tumeroheliste keskmise pikkusega lehtedega, see juurvili ja juurvili on ka ise keskmise pikkusega ja tömbiootsaline, nii nagu Nantes tüüpi sortidele iseloomulik on, et siin näeme ka fotod, et on tömbiotsalised need porgandid. Juurvilja värvus on oranž, südamik on väike, samuti oranž, pisut heledam. Nüüd Jõgeva Nantes on mahlane, magus õrn, et need ongi tema niisugused eelised teiste sortide ees ja ta on keskvarane, ka see on väga suur väärtus, et ta ei ole hiline mitte ja kasvuaeg on tal umbes 100–120 päeva, säilivus on hea ja mis on eriline selle sorti juures, ta säilitab hea maitse kevadeni, on sügisel väga maitseb ja kuni kevadeni välja on see hea maitse tal alles. Et mitte just kõikidel porgandisortidel ei ole see nii. Kuidas siis seda sorti võiks kasvatada? Kui me tahame teda sügiseseks saagiks külvata, siis külvame esimesel võimalusel, nii vara kui muld võimaldab. Aga kui me tahame teda säilitada, siis on soodsam külvata teda hilisemal perioodil, mitte nii väga vara, sest et ta oma keskvarasusega jõuab ka hilisema külvi puhul täiesti täis kasvada ja täis küpseda. Nii et isegi kuni juuni keskpaigani võiks seda porgandit külvata. Loomulikult külvi ajaks peaks siis olema piisavalt niiskust mullas, et peab jälgima, et on selline periood, kus on mullas küllalt niiskust, et siis teha see hilisem külv. Ja selle hilise külvi eelis on see just, et kui ükskord see porgand tärkab ja kasvama hakkab, et siis on juba see põhiline porgandi kahjurite rünnaku aeg läbi, nii et nad saavad vähem kahjustatud, need hilised külvid kahjurite poolt kui varased külvid. Nii et varast külvi peaks kindlasti katma kattelooriga. Ja kui kasvatame ikka suuremal põllul, siis muidugi ei ole vaja katta, et seal on ka kahjurite osatähtsus palju väiksem kui kusagil suletud väikesel maa-alal või kusagil aianduskooperatiivis, kus iga lapi peal on võib-olla porgand kasvamas ja niimoodi aastate viisi ja kus kahjurid siis hästi on juba kohanenud ja kohal alati. Ja see sort on nüüd selline, mis kipub nagu sügise poole välja kerkima mulla seest
et sellepärast on vaja kindlasti augusti teises pooles porgandit mullata. Et siis see ülemine porgandi ots ei läheks roheliseks, kui ta tuleb mullast välja, siis ta läheb roheliseks. Ja kui ta on ilusti mullatud, siis kasvab selline ilus ilma rohelise osata porgand. Ja porgandi koristamiseks on teatavasti niisugune reegel, et peale esimesi öökülmasid on parim aeg koristada, siis öökülmad soodustavad siis suhkrutu kogunemist juurikasse ja siis porgand on magusam ja säilib paremini ja koristamine peaks toimuma siis päiksepaistelisel päeval või vähemalt ei tohiks vihma sadada. Siin on näha nüüd Jõgeva Nantese seemnekasvatust Jõgeval, et üleval vasakul on siis porgandid võetud ilusasti vao peale. Ja siin tehakse siis valikuid täpselt sordikirjelduse järgi, valitakse porgandeid, kõik ei ole alati 100% sordiehtsad. Ja kuna me kasvatame siin sordiehtsad seemed, siis me valime siit kõige õigemad välja ja siis hoiame neid üle talve ja kevadel paneme kasvuhoonasse kasvama, siin on need juba kasvama hakanud. Siin on juba õitsemise algus ja täisõies porgandid. Ja nii toimub siin kohapealse seemnekasvatus. Nüüd teine kultuur, millest me räägime, on kaalikas. Ja ta on vana kultuurtaim ja tema eriline väärtus on see, et ta sisaldab väga palju C-vitamiini. Kui porgandis on C-vitamiini umbes 5%, siis kaalikas on 5 korda rohkem, kusagil 25 ja isegi rohkem veel 4%. Ja kusjuures kaalikas siis üle talve seistes säilitab ka oma selle vitamiinisisalduse, suure vitamiinisisalduse, nii et toorelt tarvitades saab siis nagu väga palju sealt seda C-vitamiini kätte. Ja sisaldab siis ka rohkem kaltsiumi, rauda, magneesiumi, fosforit ja tsinki kui porgand. Rohkesti on ka kaaliumi, nii et selles mõttes on ta niisugune päris väärtuslik, iga juurvili omamoodi väärtusega, aga nüüd kaalika väärtused on nüüd siin ära toodud. Ja siis on olemas Eestis 2 sorti. Need ei ole küll Jõgeval aretatud, aga nad on Eesti päritoluga. Üks neist on kohalik sinine ja teine on kõppu. Et kohalik sinine siis paremal, kõppu siin all. Ja siis kohalik sinine on varajane ja juurvilja keskmine mass on tal 500 kuni 900 grammi, et ta ei kasva väga suureks ja selle poolest on ka mõnikord hinnatud. Need, kes ei taha väga suurt kaalikat saada, need kasvatavad meelsasti kohaliku sinise kaalikat. Kuju on tal ümar või lapikümar, koor on lehekodariku ümber kuni poole juurviljani violett ja salpot kollane. No siin on nüüd fotole valitud niisugused, mis on nagu üleni violettid, aga vahel on nad lihtsalt siia kuskile poole maani, et violettne värvus ja iga kord ei ole ka see nii intensiivne nagu sellel fotol nüüd. Ja alumine osa, mis on siis mullas, on siis kollane. Viljaliha on kollane, õrn, mahlane, väga hea maitsega. Nii et ta on tõesti hea maitseline, aga kuna ta on varane oma valmimised, siis jälle ei pea kiirustama väga selle kasvu alustamisega, kasvatamise alustamisega, eriti kui me tahame teda säilitada ka talveks. Aga kui me nüüd tahame teda sügisel ainult tarbida, siis võime teha küllalt varased külvid. Nüüd sortimega kõppu on samuti varajane, aga tema kasvab suuremaks, seal keskmine mass on tal 1 kilo. Ja kuju on lapikümar, koor on lehekodariku ümbert, siis siit ülevalt osast siis on kuni poole viljani roheline
ta on tumeroheline või siis nõrgalt pronksis. Ja ka ta ei ole niisugune lilla. Altpoolt on siis kollane, siit on natuke näha ka seda kollast. Viljaliha on jälle kollane, õrn, mahlane, väga hea maitsega ja see säilib hästi. Nii et teda võib väga julgelt ka kasvatada talviseks säilitamiseks. Kuidas neid siis kasvatada? Kuna nad on nüüd vara valmivad, et siis võib olla nagu selle kasvu alustamisega ka päris niisugune rahulik, et küll tehakse siis mai keskel kas kasvu kohale või siis paljunduspeenrasse või siis kassetti. See on nüüd kõik võimalikud variandid on täitsa ühtemoodi head. Ainult, et need kasvatamised siis või hooldused on natuke erinevad, et kui me oleme paljunduspeenrasse või kassetti pannud need taimed, et siis istutakse nad juuni keskel põllule alles või välja ühesõnaga. Aga samas, kui meil on kasvu kohale ta külvatud, siis peab kohe tõmbama peale sellele külvile ka katteloori, et esialgu katteloor, mis siis kaitseb lehekirpude eest, et need võivad teha täitsa puhta töö ja ära süüa kõik tärkavad taimed. Aga siin on nüüd edasi nii, et kui me nüüd oleme sinna põllule istutanud või kui ta on nüüd väga suur põld ja avatud põld, et siis võib-olla ei olegi seda kattevõrku nii väga vaja. Kuigi kui me teame, et väga palju on just kaalikal kahjureid, et porgandil on neid natuke vähem, aga kaalikal ja teistel ristõielistel ja kapsastel on väga palju kahjureid, et kui me tahame niisugust väga kvaliteetset saaki saada, siis me peaksime muretsema kattevõrgu, kus võrgu silma suurus on 0,9 x 0,9 millimeetrit. Et need on tugevad võrgud. Nad lasevad paremini õhku ja vett läbi kui katteloor. Selle tõttu katteloor võib ainult alguses peal olla, aga suvel mitte. Ja seda võrku saab hoida siis taimede peal augusti lõpuni ja siis, kui me selle võrgu ära võtame lõplikult, et siis on seal tõesti ilus kvaliteetne saak all. Vahepeal muidugi tuleb rohida, võtta see võrk ikkagi ära. Nüüd redis on kõige lühema kasvuajaga juurvili, nii et tema kasvatamiseks kulub siis olenevalt sordist 20 kuni 45 päeva, see 20 on hästi lühike aeg. Ja ta on võrdlemisi külmakindel, kuid niiskuse ja valgusnõudlik. Idanema hakkab seeme juba 1 kuni 3 kraadi juures ja tõusmed taluvad kuni -4. Vanemad taimed taluvad isegi suuremat külma. Nii et, aga kasvuks samas on soodne just kuni 18 kraadi, et mitte üle selle, et mitte kuumal ajal ei saa ilusat redist, et kui on temperatuur palju kõrgem kui 18, siis nad putkuvad, näete, siin on ka näha, kust putkuvad taime ja siis see juurvili ei tule ka väga ilus. Milleks me võiksime siis seda redist ikkagi kasvatada? Ta on tähtis varajase värske köögiviljana ja temas on C-vitamiini sisaldus suhteliselt suur, mitte nii suur kui kaalikas, aga ikkagi piisavalt suur. Lisaks on muidugi teisi vitamiine ja ära võib märkida siis B-grupi vitamiine, P ja K-vitamiini, mida on natuke rohkem kui teisi. Ja temas on siis ka kaaliumi ja naatriumi suhe väga soodne, nii et ta on niisugune teoreetilise toimega kaasa redis. Ja sisaldab rikkalikku valiku mineraale, rauda, seleeni, joodi. Et seda seleeni ei sisaldu just kõikides köögiviljades kuigi palju, aga siin isegi võib ära märkida, et ta on nagu mingil määral seleeni annekas. Samuti eeterlikke õlisid on
redises. Ja sinepiõli on just see, mis annab talle natuke mõrk ja maitse. Samuti on parkaineid, inuliini sisaldus on ka suhteliselt niisugune vähestes köögiviljades olemas, et see on jälle soodne, selle tõttu on redis soodne ka ju suhkruhaigetele, et ta sisaldab inuliini. Ja muidugi on seal kiudaineid ja paljusid muid aineid sees ka veel. Nüüd Jõgeval on aretatud siis selline sort nagu Jõgeva 169, ta tuli 1955. aastal välja ja ta on väga varajane. See on tema niisugune suurim eelis ja ta ongi selle poolest väga tähelepanuväärne sort, et ärkamisest saagini kulub vaid 20–24 päeva. Kui meil oleks nüüd päris niisugused kuni 18 kraadi, seal ütleme 10–18 kraadi temperatuurid, siis ta tõesti saab 20 päevaga valmis. Aga kui on ka pisut jahedamad, no siis kulub natuke rohkem aega. Ja juurvili on ise ümar kuni napik ümar, läbimõõt on keskmiselt 2,5 sentimeetrit, mass keskmiselt 15–20 grammi, et ei ole hiiglasuur. Ja värvus on erepunane. Et kuidas me siis võiksime seda sorti kasvatada? Et ta üldiselt redis kasvab hästi kevadel ja sügisel, nii ka siis Jõgeva 169. Et siis on ju jahedamad ilmad ja saab väga hea saagi. Tõesti ei lähe putke siis need taimed. Ja kõige parem on niimoodi teha, et kui meil on kütteta kasvu on olemas, siis külvata juba aprilli algul. Võib muidugi ka katsetada märtsi lõpul külvidega, kui on väga soodsad ilmad ja võib katta kattelooriga, aga ei ole üldsegi väga oluline. Et see ei pea nii olema, aga kui katta kattelooriga, siis me saame muidugi natuke varasema saagi kui ilma selleta. Ja siis võib ka seda katsetada, et me teeme 1 nädalaste või sealt 5-päevaste vahedega külve, et me ei külva siis nagu suurt hulka korraga, sest me ei tarvita vast seda redist nii palju korraga ära. Ta valmib enam-vähem ühel ajal. Et kui me teeme mitmes jaos neid külve, siis meil on ka pikemalt seda juurvilja tarvitada. Ja põhiline, mis hooldustöö, mis siis selle redise kasvatuse juures on vaja teha, on siis teda kasta ikka piisavalt ja vajadusel, et ta läbi ei külvaks. Sest kasvuaeg on ju lühike, seal rahimist ja aegu ei ole. Võib-olla tuleks teha mingi harvendus ka, et kui ta on liiga tihe, see külv. Ja kui me nüüd avamaal kasvatame, siis peame külvama tõesti esimesel võimalusel, et mitte jääda siis kuumade ilmade kasvatamise juurde. Ja õues kindlasti peame kasutama katteloori, et muidu see maakirpe sööb lihtsalt need noored taimed ära. Ja siin on nüüd näha siis redise seemnekasvatust. Siin on ilma katteloorita kasvatatud teda, aga see on üks hilisem külv, see on sügisene külv, et väga ilusad taimed on ja siin juba hakkavad moodustuma need redised ka alla. Siin on näha siis, et kui me seemet kasvatame, siis me teeme külvi aprillis, katame selle kattelooriga, selle külvi seal kasvuhoones ja istutame siis välja mais. Siin on juba taimed küllalt suured, et on võetud katteloor ära, et rohida. Ja siin on näha, et taimed hakkavad juba need putkesid ajama, millest siis hakkavad üsikud tulema. See on juba järgmine etapp, siin juba redis õitseb. Õitsemise baasis muidugi katteloori enam peale ei pane, siis putukad tulevad toimeldama. Aga kindlasti peab jälgima siis, et siin ei ole hiilamardikat kohal, kes siis hävitab seemnesaagi. Ja siin all on siis valmimas kõdrad, redise kõdrad siin. Seeme ei ole veel valmis, aga üsna pea hakkab valmima.
Ja see olekski siin hästi lühidalt tänane teema. Nii et palju tänu kuulamast ja kui on nüüd küsimusi, siis ma vastan meelsasti. Ma näen, et siin on midagi. Siin on slaide kommenteeritud. Siin on küsimus, et kui arukas mõistlik on porgandi külvamine sügisel? Seda võib teha, et seda praktiseeritakse, üldse neid sügiskülve ju praktiseeritakse, et see on nüüd omaette niisugune võimalus. Väga palju tehakse või katsetatakse neid sügiskülve, et ikka võib seda teha, jah. Aga ma pean ütlema, et mul ei ole niisuguseid praktilisi kogemusi, et tõenäoliselt tehakse see küllalt hilja niimoodi, et ta ei ole veel kasvama hakanud, see porgand. Aga ma mõtlen, no ja selles mõttes jah, et kevadel ei saa ju väga vara alustada, et kui muld on liiga märg, et ei saa veel harida, et siis on seeme juba mullas. Kahjuks ei oska eriti kommenteerida. Nii, aga ma vaatan, siit tuli nüüd küsimusi, võib-olla midagi veel vastama. Et siin ei ole meil hübriidsorte, jah. Nii et seda võib põhimõtteliselt väikses koguses ise teha ka seda seemnekasvatust, jah. Et ainuke asi, et keegi ei tohi siis, või ei tohi nagu realiseerida seda, et oma huvides võib katsetada ikka ja endale väikse portsukese kasvatada seemet, aga põhimõtteliselt jah, ei tohi teda lüüa. Ja siin küsimus, ma vaatan kohe. Et võrk peale, et kust sellist võrku saab. Et seda peab vaatama internetist, et põhimõtteliselt on nagu see kapsavõrk ka, et meie tellisime Inglismaalt, aga ma usun, et on veel mitmeid võimalusi, kust saab tellida. Et ta peab olema selline nagu niisugune jõhvitaoline see võrk, et ta ei tohi olla selline pehme ja nõrk, et võib-olla meil ka pakutakse siin mõne firma poolt neid putukavõrke, aga mis on, meil juhtus selline õnnetus, et me tellisime siit kohalikust firmast, kes vahendas müüki ja saime pehme võrgu, mis oli mõeldud tegelikult kasvuhoones kasutamiseks ja õues ta üldse ei pidanud vastu, esimese tuulega lendas kohe ribadeks. Nii et kui teil on kaalika kasvatamine ikkagi päevakorras, siis ma soovitan seda võrku muretseda. Võib-olla õnnestub ka mõne suurema aianduskaupluse kaudu seda teha, et võib-olla Kardest või keegi oskavad paremini nõustada. Sest tegelikult need võrgud on väga pikaajalised, et nad on tugevad ja väga pikaajalised. Nii et ma arvan, 10 aastat kindlasti saab kasutada, kui mitte rohkem isegi. Nii et kui on ikkagi soovi kaalikat kasvatada ja head saaki saada, siis kõige lihtsam oleks võrgu all kasvatada, sest kemikaalidega esiteks võib-olla igaüks ei tahagi toimetada ja teiseks ongi see asi, et kemikaale jääb järjest vähemaks ja neid, mis tõeliselt aitavad, neid peaaegu ei ole. On olemas sellised, mida saab kohe otse puute mürgid selles mõttes, et kui me saame putukale pihta, siis ta saab surma, aga kui ta lendab seal võib-olla mingi teisel ajal, siis lendlus ei kesta kunagi ühel päeval ega ühel hetkel, vaid see kestab päevi. Putukate kahjurite lendlus ja siis on keeruline neid tõrjida, nii et need kemikaalid palju ei aita kahjuks. Porgandid kipuvad ussitama, see ongi see porgandikärbes, mis siis muneb kusagil juulis.
on tema munemise aeg, kui porgandiga on pisut suurem, aga kui me nüüd teeme väga hilise külvi, seal kuni 20. juunini, et siis selle porgandi kärbse lendluse ajal on see taim nii väike, et ta ei tule sinna munema tavaliselt. Nii et, aga see on porgandi kärbes ja selle tõttu peaks siis seda katteloori hoidma väga kaua peal, isegi võib-olla seal augusti alguseni porgandi peal, aga ta põhjustab siiski lehtedel haigusi, see pikk katteloori peal hoidmine. Nii et porgandil on esimeses kasvuetapis võiks olla katteloor, aga edasi oleks veel soodsam ka, kui saaks kasutada seda sama võrku, mis sobib ka kaalikale, ta on pisut raskem, aga siiski seal all kasvab ka porgand ja see ei lase neid kärbseid üldse porgandile ligi. Nii et niimoodi on, et nagu võib-olla on ka mingisugused, ma olen kuulnud, et kasutatakse mingeid vahendeid, koduseid vahendeid, aga mul ei ole erilisi kogemusi, et millega saaks siis seda porgandi kärbest või peletada. Ja kui see on nüüd mingil põllul, suuremal põllul, kus on tuulisem ja lagedam, siis seal on kahjustust ka vähem. Aga mõnel aastal tõesti on neid kahjureid väga palju, nagu möödunud aastal oli. Aga meie porgandi või põlluporgand ei olnud kahjustatud, aga see, mis oli aias, seda me katsime, nii et me saime eelmine aasta päris ilusa porgandi. Seemneid ise kasvatada, tegelikult ei ole lubatud muidugi, jah. Selles mõttes, et need on ju, ennast peaks nagu nii-öelda maksma selle eest, aga ma saan aru, et kui te kasvatate endale ühe biotäie seemet, et siis see on võimalik. Et ka läbi aegade varasemal ajal on inimesed kasvatanud seemneid kodus, nii et tähendab seda, et keldrist tuleb võtta porgand, näiteks porgandi puhul panna 10 porgandit aiamaale ja kasvatada siis seda seemet. Kuigi porgandi puhul on see asi, et meie kasvatame nüüd kasvuhoones seemet, et aiamaale ei pruugi see idanahus alati õnnestuda, et porgandiga on keeruline. Et redisiseemet võib proovida kasvatada, et kui ta läheb putke, et siis lasta siis õitsema ja siis proovida kasvatada, aga ma arvan, et see on natuke keerukas võib-olla kodus kui ei ole täpselt kursis selle asjaga. Et need fotod mul olid rohkem illustratiivsed, et näidata, et seda me kasvatame seemet ja missugune see siis see kultuur välja näeb teisel aastal. See seemnekasvatus. Tahaks hoopis küsida teemast muud, kas on võimalik järgi vaadata 2 eelmise päeva teemasid. Et neid lindistatakse, aga ma ei tea täpselt, kas nad on nüüd meie kodulehel juba olemas. Need on üleval meil YouTube'i kanalis, me oleme jaganud neid iga päev ka nüüd siis Seemnefestivali Facebooki lehel, et selle grupis ja kodule lähevad ka mingid üles, aga meil on YouTube'i keskkonnas on kõik kättesaadavad. Aga sinna pääsevad ju kõik ligi niikuinii. Kõik pääsevad ligi. Ja siis lihtsalt peaks panema siis Seemnefestival märksõnaks või? Seemnefestival või Eesti Taimekasvatuse Instituut või siis konkreetselt, et meil on pandud esitluse pealkirjade järgi. Ja, kindlasti saab vaadata ja hiljem nad tulevad kodulehele ka veel üles. Millal on mõistlik teha porgandi hiline külv säilitamiseks just Jõgeva Nantese puhul? Et meie muidugi teeme seda, et me külvame ikkagi porgandit kusagil enne 10. maid, et see on nagu meie niisugune iga-aastane praktika, aga me oleme seda kogenud ja näinud ka, et meie porgandit kasvatatakse ka niimoodi, et tehakse külvid just juuni keskel.
Nii et ja tõesti väga ilus porgand kasvab sügiseks, et kui teha nüüd see varane külv, siis ta lihtsalt ta kasvab natukene võib-olla puisem sügiseks, oleneb ju sügisest ka. Aga säilitamiseks sobib ka see varane külv, aga üldiselt võib toimida nii, et teha hoopis juuni keskel see külv 10. seal kuni 20. isegi, ütleme 15. juuni oleks võib-olla see enam-vähem niisugune orienteeruv aeg. Et ka siis kasvab ta täis ilusasti sügiseks, sest kui ta ei ole täiesti küps või valmis see porgand, siis ta ei säili nii hästi. Ja et kas porgand on nüüd tõesti valmis säilitamiseks, ja kas ta on täis küpsusesse jõudnud, näitab ära see porgandi tipp, et kui see porgandi tipp on selline ümar, nagu Nantese puhul on, et siis ta on täiesti valmis porgand säilitamiseks. Kui ta jääb teravaks, see ots, see juurepoolne ots, et siis ta ei ole jõudnud täis kasvada. Et see Nantese tunnus, see ümar või tömpots, see kujuneb üsna nagu selle kasvu lõppu. Aga üldiselt nii on, et ka hilisemad külvid suudavad täis kasvada, sest on keskvarane sort, et ta ei vaja nii palju päevi kasvuks. Nii et mõlemad, tegelikult sobivad mõlemad külviajad, nii varasemad kui ka need niisugused juunikülvid. Kas on olemas ka must rõigasegel, seda ei ole kahjuks. Miks on Eesti sorte nii vähe saada? Kas on plaan suurendada seemnekasvatust, et seemneid jaguks kõigile soovijatele? Jah, et tegelikult on seemnekasvatus küllalt keerukas. Et ta on nagu hästi mitmeetapiline ja meie sorditest on ju kõige populaarsemad siis porgand ja ka veel sibu, Jõgeva kolm. Aga nende seemnekasvatus on tõesti niisugune küllalt töömahukas ja mitmeetapiline, kus on nagu palju võimalusi ebaõnnestumiseks, vaatamata suurtele kogemustele, et siin väga palju mängib ka ilmastik kaasa. Ja selle tõttu jah, et muidugi oleks ju palju abi, kui meil oleks ka abi kasvatajaid rohkem. Meil on lepingulisi kasvatajaid, kes kasvatavad seemet, aga võib-olla, et kui me saame neid rohkem, neid lepingulisi kasvatajaid, kes nagu saavad meilt nagu seemnematerjali ja siis kellelt me ostame siis seemne tagasi ja realiseerime ise. Et kui meil neid oleks rohkem, siis meil oleks ka sorte müügilt ka rohkem seemneid. Ja on teatud perioodid, kus meil on paremini jätkunud seemet ja teised perioodid, kus seemet ei jätku. Et kõik väga seotud nende suviste ilmadega. Nende kahjurite levikuga ja muude niisuguste probleemidega. Et jah, pingutame kõvasti, et ikka neid seemneid jätkuks, aga meil on teatud edasimüüjad, et suuremates kauplustes midagi on alati meie sortidest, aga täit valikut võib-olla iga aasta ei ole. Eriti nüüd sel kevadel ei ole meil müügis aedhernest üldse. Et eelmine aasta oli niivõrd põuane, et selline kasvatus täiesti ebaõnnestus. Aga me loodame, et tuleb ikka natuke parem ja soodsam suvi kui eelmine aasta, et nii põuast suve on ka üsna harva ikka. Ja seemneid saab alati ju meie käest tellida ka, et meie kodulehel on kontakt, et kui pöörduda varem, ka väikesi koguseid saab tellida. Et praegugi on vist tellimislehed meie kodulehel olemas, et saab tellida ja kui te panete oma soovi kirja, siis teile tuleb postiga see saadetis. Millal redise sügiskülvi võiks teha? Et see võiks olla siis, kui on veel, seda peab valima.
vabandust. Külviaega peab valima muidugi selle järgi, et kuidas mullas on niiskust. Et üldiselt see võiks olla kusagil kas augusti lõpus võib-olla näiteks või siis isegi septembri algul, vaid külvatest kasvuaeg on lühike ja siis võiks saada seda redist näiteks septembri lõpuks juba süüa ja võib-olla isegi oktoobri alguses, nii et väiksed öökülmad teatavasti redisele ei tee midagi. Redisetainele. Kes sobivad lepingulisteks kasvatajateks? Mida selleks vaja läheb? Et lepinguline kasvataja peaks olema siis nagu füüsilist isikust ettevõtja põhimõtteliselt, et temaga saab lepingut sõlmida ja et selleks siis nüüd me üldiselt nagu otsime siis kõige rohkem neid porgandiseemne kasvatajaid ja sibulaseemne kasvatajaid aga nende puhul, mõlema puhul on siis vaja, et oleks mingi kerge kasvuhoone olemas. Et piisab isegi meie seemnekasutuse kasvuhooned on sellised, et kile on peal ja otsa uksi ei ole, et hoiame siis pidevalt lahti need otsad. Et lihtsalt lisasoojust koguda kasvuhoones ja teine asi, et vihmad siis ei rikuks valmivat seemet, eriti on see oluline porgandi puhul. Nii et meiega tuleb lihtsalt ühendust võtta, et üks kontaktisik on Merike Harjo, kes tegeleb ka seemne müügiga, et tema kaudu võib ennast teatada endast, ka minule võib kirjutada, et minu e-maili aadress on ingrid.pender@etki.ee, et võite ka minule anda teada, et soovite või küsida veel võib-olla lisaküsimusi ka, et mis tingimused täpsemalt on. Ja me aitame siin siis nõustame ka kasvatamise osas. Nii et just head peale hakkamist on vaja ja siis peab olema mingi võimalus, mingi maalapp, mingid võimalused kasvatamiseks. Teemaväline küsimus, kas Ammissepa hernest üldse kunagi on võimalik taas saada? Kindlasti on, et meil on põhimõtteliselt ta ju algseemne kõik olemas, et just mina ja siis köögiviljade aretuse töögrupp tegeleb sellega, et hoiab kõikide meie aretatud sortide seemet alles niimoodi, et meil külvideks ikkagi jätkuks, aga kui külvid ebaõnnestuvad, et siis lihtsalt jääb üks aasta vahele saagis, et sellest on kahju väga midagi teha ei ole, et nii on see läinud. Kindlasti edaspidi saab, et algseemne on olemas, millest edasi kasvatada ja tuleb kindlasti jälle müügile. Siin on veel, kas vajalik oleks porgandit väetada, millise väetisega? Üldiselt porgand väga palju väetamist ei vaja, aga ikkagi jah, mingi kompleksväetis oleks talle hea. Ja sest päris väetamata ta ikkagi ei kasva. Nii et on võimalik kasutada komposte, kui on väiksemad pinnad ja kui on mingid komposti. Kui ei ole, siis mineraalväetised, niisugused universaalsed mineraalväetised, et panna seal mingi väiksem norm, et arvestada nagu lämmastikku näiteks kas 60 kilo hektarile üks normiga. Või võib-olla nendes väikepakendite peal on head soovitused, mis ütlevad, et kui palju panna väetist 10 ruutmeetri ja nii edasi. Et niisugused paremad on kompleksväetised kindlasti. Et kindlasti peaks väetama. Aga mitte ta ei ole selline kultuur, mis palju vajab väetist. Kui kaua püsib porgandiseeme idanemisvõimeline?
et porgandiseeme, kui ta on nüüd hea aastaseeme, selline, millel ongi väga hea elujõud ja hea idanevus, siis ta ikkagi 3-4 aastat võib idaneda päris hästi. Nii, aga vist on nüüd küsimused küsitud. Mulle võib siis kirjutada, kui mõni küsimus jäi küsimata või kerkib veel küsimusi esile. Aga tänan siis kõiki ja aktiivse osavõtu eest veel eriti. Ja siis edu teile.